Tere! Täna uurime, miks on suvepealinnast Pärnust saanud peksupealinn ja kuidas Pärnut vägivalla ja tülitsemise käest päästa. Suundusime Pärnu juhtivate julgeolekuekspertide, vanade semude Mart Viisitamme, Asso Kommeri ja Koit Pikaro jutule, et saada nõu, kuidas peksukuurortis ennast kaitsta. Mina pean ka ju ikkagi kaitsen ennast igaks juhuks, et ärge väga lähedal. Mul saaks käsi ka näha, et ma näeks käsi. Ma ei taha teid solvata, aga lihtsalt näidake oma ühte kätt näiteks. Nii väga ja teist kätt. Hoidke neid niimoodi. Kui te ise tüli noorima ei hakka ja üks ja kõik, kus linnas, kui ikka ise hakkad tüli noorima, siis võib vastu ka saada. Ma annan teile palju lihtsama nõu. Sõitke sealt näiteks enne kella 4 ära või enne videvikku ja kõik on korras. Enne pimedat. Parim enesekaitsevõtt on kiired jalaga. Ma tahan... Nii, igal näete, mina... Võtke see rünnakud, tulge rünnakud, ma tulen... Ma proovin, mis tulen neile peale. Võtke teile luga käes. Neid kolme tarka kuulates sain aru, et kui nad ühendaksid oma jõud, siis muutuks Pärnu hetkega turvalisemaks kui paradiis. Et kui teie näiteks oleksite mingisugune superkangelane ja öösite siin ringi udjaks näiteks, te oleksite võib-olla Batman, et ma pistan selle vähest. Nii vastu. Ja vot, suurepärane. Kui te oleksite Batman, eks ju, ja Pikar oleks Superman ja Kommer oleks raudmees ja te teeksite sellise pundi nagu mitte kuldne trio, vaid raudne trio ja öösiti, ma arvan, siis oleks kindlasti palju turvalisem siin ka diskodel käia. Nii et ärge muretsega Pärnus tulemused ärge palun mehkige selles mõttes. Ma olen valmis igal juhul. Vägivald on halb ja...